Tere, mina olen Pille Kaisel ja täna ma mängin läbi mõned võimalused, mida pakub meile Google'i pildiotsing. No vahel tuleb ette selliseid olukordi, et me käime reisil ja reisidel me teeme ikka palju pilte. Ja kui siis näiteks aasta või 2 või 3 pärast hakkame neid pilte üle vaatama, siis juhtub nii, et oi ups, mis koht see nüüd oligi parasjagu või mille kohta ma selle pildi tegin. Et tundub nagu väga uhke vaade. Ja siis on üks võimalus kasutada Google'i pildiotsingut, et teada saada, mis koht see siis oli. Näiteks lähen Google'i otsingusse ja valin siit ülevalt pildid. Ja nüüd on mul selline võimalus, et siin selles kohas on üks väike fotoaparaadi pilt. Ma klõpsan selle peal ja nüüd ongi mul võimalus, et näiteks laen üles selle pildi, mida ma siis parasjagu tahan teada saada, et kus see pilt tehtud on, või lohistage pilt siia. Ja ma kohe nüüd kasutangi seda lohistamise võimalust, ehk siis ma teen selle akna pisikeseks ja see pilt on mul siia töölauale valmis pandud. Ja nüüd ma lohistangi selle pildi siia sellesse otsingu aknasse. Ja vot, tada! Tuligi kohe, et minu pilt on siin nüüd ja siit ma siin kohe saan aru ka, et mis kohas see pilt tehtud on, täpselt nagu minu oma. Ja võt nii hõlpsasti, siis tuvastasingi selle, et linna ma tegelikult ise mäletasin, aga et mis asi see täpselt on, vot siin on nüüd see kõik ilusasti näha. Teine võimalus oleks siis, alustame uue otsinguga, et võib pildi üles laadida ka. Ma kasutan seda võimalust. Valin faili ja mul on nüüd siin töölaual, võtame nüüd jälle ühe pildi. Võtame siit näiteks, et ma näeksin ka, mis pildi ma üles laen. Võtan pisipildid. No vot, siin on jälle üks maal nüüd, mille kohta ma ei mäleta enam, et kes oli selle maali autor, aga mind kangesti huvitab. Ja ma lasengi selle pildi üles laadida. Ja vot, enne imet, et põhimõtteliselt ta nüüd arvabki, et selline pilt on olemas. Nii, ja siin ongi, ja ta pakubki nüüd, et see on Tiziano pilt ja ma saingi teada, et mida mul parasjagu vaja oli. Ja tuleb öelda, et see otsing, niimoodi pildiotsing töötab just väga hästi nende maalide puhul, et saab kätte ikka enam-vähem selle, mida otsid ka linnavaadetega ja näiteks üksikute taime lillepiltidega see nii hästi ei tööta. Mõnikord võib ka internetist leida huvitavaid pilte. Ma tahaksingi just teada, et kus see Delfi uudistest pärit pilt siis tehtud on. Ja selleks on mul nüüd 2 võimalust. Et jälle vajutan siin otsingu aknas selle fotoaparaadi pildi peal ja siis üks võimalus on, et ma kopeerin siia otsingu aknasse selle pildi URL-i ja nüüd ongi kopeeri pildi URL, kleebin siia tagasi selle ja ütles search. Vot, ja saingi teada, et see on maailma kõige kõrgem ehitis Dubais siis. Teine võimalus selle sama asja läbimängimiseks oleks see, et võtan jälle selle otsingu aknas edasi lahti ja lihtsalt lohistan selle pildi nüüd siia otsingu aknasse. Ja nagu näha, tulemus on seesama, et ikka maailma kõige kõrgem ehitis. Õpetajana oleks mul mõnikord tarvis selliseid pilte, mida lapsed värvida saaksid. Ja kui ma annan näiteks loodusaineid, siis mind huvitab just mingi konkreetne liik. Ja nüüd ma siis vaatan, mida Google mul sellel teemal teha laseb. Ma tahan sinilille lasta lastele ära värvida. Ma tean, et inglise keeles on sinilille hepaatika ja nüüd ma kirjutan selle siia. Juba ta annab mulle siia seda ja vajutan otsingusse. Ma sain terve nahatäie sinilille pilte, aga siin ei saa ju värvida. Ja ma võtan siis otsingu täpsustamise koha lahti. Ja võt siin on nüüd see koht, et mis tüüpi otsingut ma tahan. Ja siis ma tahan saada joonistust. Inglise keeles on line drawing.
ma vajutan selle peale ja palun väga, siin on mul selliseid värvimiseks mõeldud pilte, igasuguseid, no igatahes, et mulle jätkub neist küll. Ja veel, ingliskeelne Google on tubli ka otsingu tulemusi sorteerima. No näiteks mind huvitab praegu siin muna, vaata mis pildid muna kohta siis tulevad. No nii, igasuguseid, aga juba ta pakubki mulle siin, et kas lihtsalt kanamuna, valget värvi kanamuna, töödeldud muna ja nii edasi. No ma võin ka siit valida, aga jälle võtan siit need otsingu töövahendid ja nüüd ma saan siin ka vaadata, et no äkki mind huvitab mingi konkreetne värv. Äkki ma tahaksin näiteks siniseid mune saada. Et ta annab mulle terve lehekülje täie pilte, kus on peal sinised munad. Või ma tahaksin näiteks saada nii, et ta grupeeriks mul need munad nüüd ära vastavalt siis, ma ei tea, mis kriteeriumitele, teemade järgi ja vaata, mis siis tuleb, by subject. No võt, lihtsalt kanamuna, valged munad, töödeldud munad, kana ja munad, praemunad, lihavõttemunad ja nii edasi. Ja siit on mul ka nüüd jälle võimalik edasi minna veel. Võtan näiteks siit selle lihavõttemunad ja siin põhimõtteliselt võin jälle valida ka värvi järgi lihavõttemune. No võtame nüüd oranžid lihavõttemunad. Vaatame, mis tuleb. Ikka jah, et põhitoon on siis oranž, et täpselt sellele, mida ma siis parasjagu vajan. Ja muidugi siin veel siis valikuid, lihavõttemunad korvis, punased munad, lihtsalt disainitud munad ja ka joonise võimalus. See on jälle, võin siit valida anytype, võtan näiteks clip art ja saangi siis need joonistatud lihavõttemunad ka. Siin on uurimist ja mängimist küllaga.